Täna on Keila päev ja selle jaoks oleme tulnud me mikrofoniga tänavale, et küsida rahvalt erinevaid küsimusi ja anda neile selle eest üks väikene šokolaad. Tere, Harju elektrimehed! Tere! Kus sa teadsid, et ma Harju elektrist olen? Ma näen särgi pealt. Ja, täna üritame siis kohalikele Keila rahvale natuke tutvustada, mida Harju elekter teeb ja me juhime elektrit, juhime energiat ja me oleme väga head partnerid Keila linnal olnud ja Keila linn meile, nii et me üritame siis ka oma panust anda. Mis te täna siin põnevat teete, kuidas päev läinud on? Päev on läinud suurepäraselt, ma ise just äsja saabusin küll, aga juba tean, et rahvast käib kõvasti, pakume siin head sooja sööki, kodu tehtud pelmeenid on meil siin, kodune limonaad juurde. Ja siis loomulikult on meil traditsiooniline loosiratas, lainud siis selline rikkalik loosjaundide valik. Kuidas tänane päev läinud on, mida põnevat teinud oled? Vaatasin seda Nodi seal Vana Haapsalu maantee peal juba, aga eks me jooksvalt liigun ringi, tahaks kirikusse minna, saab ju linna vaadata ja värki. Logo on juba peaaegu samasugune, kui sa vaatad. Jaa, tõesti sarnane. Me oleme Keila keskusest, oled kuulnud, et Keila keskus tuleb? Ootan juba. Ma saan aru, et kas kino ka tuleb või? Ja kino tuleb. Mis sa kõige rohkem ootad, kino? Ja mängumaad ootan tegelikult kõige rohkem. Et ma ise tahaks peale tööd minna ikka kõige rohkem ikkagi mänguväljakule sinna seiklusmaale. Mis sina kõige rohkem ootad, et see sinna tuleks? Kas kino või jõusaal või koop või midagi meil, mis ei ole välja hõigatud? Ma arvan, et sinna võiks tulla kombo ja et siis Keila keskus mõnes mõttes kolib natuke sinna poole üle, et siis see keskus laieneb terve Keila peale. Nii et tulgu sinna kõik. Oi, ma arvan, et see jõusaal tundub päris vahva 24/7. Jaa, just täpselt. Mis sa arvad, et mis sinna veel tulla võiks, mis teeks keskusest ikka ägeda keskuse? Väga küsimus, panen mõtlema. Eks see kujuneb välja, mis on need puudused, mida seal veel ei ole ja võiks olla. Ei, mis ta läheb, ei võida enam. Ei võida, esimene kord võitsid? Jah. No mis head võitsid? No näed, auhind võimas ju. Tere, mis sa siin täna teed ja kuidas tänane päev läinud on? Tänane päev on väga enasti läinud. Teeme siin viskevõistlust koos Prüsma grupiga. Et mõtlesime sellise sünergia loomiseks, siis sellel aastal teeme sellise ühisala siin ja ma arvan väga hästi läinud, et on siin Prüsma grupi auhinnad, korvpallikooli lastel auhinnad, nii et kõva hooaeg selja taga ja nüüd on päikse käes mõnus viskamine. Absoluutselt. Kuidas teil Keila päev siiamaani meeldib, mis te teate töömetate? Ma ostsin kodukalja ja see litib vähe. Väga tore, kas oled kuulnud, et Keilasse tuleb selline asi nagu Keila keskus? Jaa, olen loomulikult. Suurepärane, mida sa kõige rohkem ootad, et sinna tulla võiks või sinna juba tead, et tuleb? Ma olen kuulnud, et sinna tuleb spordipood, päris suur ja ma olen kuulnud ka, et see 24/7 jõusaal on sinna tulemas, nii et ma selles mõttes need on nagu sellised põhiootused, ütleme meile kui spordiinimestele. Nii et ootad pigem ikka sportlikke asju, mitte popcorni ja kino? No ikka sportlikke asju, ikka sportlikke. Mida kõige rohkem ootad, et sinna tuleb? No kino oleks käia. On hea, oled tihe kinos käia? Jah. Ja nüüd, kui Keilast tuleb, käid veel rohkem? Loomulikult. Mida te kõige rohkem ootate sealt Keila keskusest? Kino, ma arvan. Mida sina kõige rohkem ootad? Jõusaali, suuremat. Suuremat jõusaali, kas praegu jõusaal jääb sinu sugusele väikseks? Kindlasti. Ei, 24/7 lahti, vaata, saad iga kell minna, kui tahad ja öösel näiteks tuleb tung, vaata, ärgad üles, vaata, und ei ole, vaata, lähed pumpad veits lihast ja miks mitte, on ju. Mul on siin särgi peal kirjas, Keila on keskus. Kas Keila on keskus ja kuidas saab nii väita, et Keila on keskus? Mis teeb Keilast keskuse? Keila on, selles mõttes on ta ju keskus, et kui Tallinnat mitte arvestada, siis ma arvan siin Harju maakonnas ongi ju keskus, et elementaarne. Ma arvan, et kindlasti on Keila siin keskus, et kui võtta siin ju lähipiirkonna, ütleme siin lähedalt siis Lääne-Harju, eks ole, kõik need teed viivad siit läbi, eks ole, Paldiski poole liiguvad, nii et ma arvan, Keila selles mõttes on kindlasti piirkonna keskus, nii et ma arvan, see on väga õige nimi sellele keskusele. Nii. Keila on igal juhul keskus, see väljendub juba täna, et meil on terve linn on rahvast täis. Minu arust on Keila alati olnud keskus ja saab järjest rohkem keskuseks. Keila on arenev linn, mis mulle väga meeldib ja Keila inimesed on väga toredad, nii et mul on suur rõõm Harju elektris töötada ja ka Keila linnas iga päev töö käia, nii et tere tulemast Keilasse!
väga tore, suur aitäh sulle selle eest, et sa meiega siin rääkisid, näed, ma annan sulle ka ühe siin Keila keskuse väikse šokolaadi, et suu magusaks teha siin päeva jooksul. Ma panen selle auhinnaga tohib, paneme siia loosirattast, et mõni, kes tõmbab. Aga palun, kuule, me ka Keila keskuse poolt võime ka head teha, kuule, näed, paneme siin veel mõned. Paneme siia veel, et keegi saab tõmmata, saab siit võtta Keila keskuse väikseid šokolaade ka. Heateokassa sellega suureneb. Aga palun sulle ja aga palun sulle väiksed Keila keskuse šokolaadid, head päeva jätku teile. Aitäh. Me anname sellest sulle ka väikse Keila šokolaadi ja head päeva jätku. Teile ka.